Saame siis jätkata arutelu, mõtisklemist natuke. Mul on hea meel hetke pärast tutvustada meie järgmisi esinejaid, kes jällegi osaliselt on vanad kalad juba selle meie formaadis, aga mul jäi hetkeks kõrvu kõlama ja alati mind rõõmustab see laul, mida siis praegu tahaks öelda, no ongi tead vennad Laikred, sest et ma tean nende usulisi tõekspidamisi, aga nad päris otseselt vennad ei ole, aga sugulased on küll. Aga mida vennad Laikred esitasid ja mida kunagi Louis Armstrong laulis, et what a wonderful world. Ja see on niivõrd tore, et sa ärkad hommikul üles, sa saad õhku hingata ja sa saad ringi vaadata ja sul on võimalus rõõmu tunda siis enda eksistentsist. Nüüd on meil, ma pidin muideks vaatama, mis see viimane ministritiitel täpselt on, aga kunagi ei tea ju need muutuvad, aga meil on siis riigihalduse minister Riina Solman. Tervist. Tervist. Rõõm on minu poolne. Siis ma hüppan meie lugupeetud sotsiaalteadlase ja emeriitprofessori ja neid tiitleid on palju, eks ole, Ülo Vooglaid. Tere, Ülo. Ja väga meeldiv, ka ma saan aru, Türi abivallavanem, kas ma sain õigesti aru, siis Elar Niglas. Aitüma. Tervist kõigile. Ja mul väike tutvustus oli Elari kohta kirjutatud, et noortega ja spordivaldkonnas tegutsev, et ehk siis me võib-olla võtame natukene suuna vähemalt alguses selle noorsoo peale, et mis suunas me siis läheme. Me jõudsime siis sinna kohta välja, et me peaksime võtma justkui eelmise paneeli lõpus, me ei pea neid ilmtingimata oma vahel kokku sobitama, aga ütleme suures piires need teemad on samad või see suund on sama, et me võiksime, ma esitasin siis viimase küsimusena seda, et mida siis nüüd teha, millise seisukoha me peaksime võtma või istekoha või mis iganes, et kuidas ühisena ühel mõttel või nõul jõul edasi minna ühiskonnas. Aga ma kõigepealt küsiksin, alustamegi noortest, et kui ma mõtlen tuleviku peale, siis ainult saab mõelda noorte peale, nemad ühel hetkel kujundavad ja räägivad ja istuvad siin ees, nii nagu meie praegu, siis Ülo, härra Ülo Vooglaid, kui sina vaatad tuleviku peale, teades, et tänased noored kujundavad homset ja tulevikku, kas sul on süda rahul? Oled sa mures? Kuidas sulle tundub, kui sa vaatad seda pilti praegu? Ma palun ka, et sa räägiks mikrofonis, me salvestame, et siis saab kõik kuulda. Rahulolematus rahuloluga, nii nagu rahulolematusega on suured väärtused. Aga rahul olla sellega, mis on üsna kehv, muidugi infantiilsuse märk ja õnneks ma seda ei tunne praegu. Aga nüüd kõik põlvkonnad teostavad ise ennast ja vanematele ei alatasa juba tuhandeid aastat tagasi tundus, et noorus on hukka läinud niikuinii. Aristoteles või kes ta? Just, see on alati nii olnud, aga see on rohkem naljaks kui tõeks öeldud ja annaks õnne, et põlvkondade järjepidevus Eestis püsiks. Et vanem põlvkond üritaks noori mõista ja noored samamoodi ka vanemat põlvkonda, kellele tänu nad siin üldse ringi tatsavad. Aga see on see asi, see põlvkondade järjepidevus on üks ühiskonna sidususe üks tähtsamaid teemasid üldse. Ja seetõttu tuleks vaadata väga tähelepanelikult ja mitte nii lõmpsides ja mööda minnes, vaid süvenedes ja sisuliselt. Ja ma arvan, et ega meil väga palju rõõmustamiseks nii spetsiaalset põhjust ei ole. Ega väga hullu olukord ka ei ole, aga tundub niimoodi, et need vanem põlvkond, mis ta siis on, eks ole, oleks parem, kui ta vait oleks ja kõik täiesti seniilsed veel ei ole, aga sinna poole on kõik teel. Ja ega siin loota paranemist ei ole, sest läheb ikka hullemaks ju ainult. Ja õnneks ei ole kõik lausa põrunud ja kokkuvõttes pole midagi siin väga muretseda. See muretsemine ei viigu mitte kuskile. Vaja oleks avastada põhjused, nende älbimiste põhjused ja seda nurisemist ei saa kõrvaldada. Võimalik oleks vähendada nurisemise põhjuseid, aga need ei tohiks naljaks võtta, vaid täiesti tõsiselt sõnastada ja süsteemiks põimida ja avalikustada ja mitte imestada selle üle, et keegi tõesti mõtleb ka.
Väga hea, tuleme sinna põhjuste juurde tagasi. Eelmine kord ma mäletan ideaalseid skeeme seal selle tahvli peal, aga ma küsiks kõigepealt meie järgmiste esinejate käest samamoodi, et Riina, ma alustan siit poolt. Kui sina vaatad tulevikku ja tead seda, et noored kujundavad tulevikku, on sul kindlal meelel edasiminek, on süda rahul või paneb muretsema või siukene, oota see sõnade mäng, mul juba läks sassi, murelik, mis iganes Ülo algus ütles. Ühesõnaga. Rahulolematus ja rahulolu. Rahulolematus rahuloluga. Jah, aga kui sina vaatad tulevikku praegu, kuidas sulle tundub, kuhu poole me sammume, me peame ühiskondlikku pilti silmas ja seda, et noored kujundavad tulevikku? Ma pean ütlema, et võib-olla isegi pool aastat tagasi ma olin nagu murelik, et noored ja ka rohi oli rohelisem, kui mina noor olin ja nii. Aga tegelikult elu ise tõestab, et see on vastupidi, et vaatame nüüd siia kõrvale, küll mul on hea meel, et sa oled Türi abivallanem. See on super. Ja vaatan oma kätede peale, ma pole kunagi oma poegi kellelegi ülearu palju kiitnud, aga vanem poeg, elektriinsener, nüüd äkki tuleb minu juurde, kogu aeg ta vajas abi, ema nii, ema naa, et kas sa nüüd seda pidi annad nõu mulle, nüüd on mul siin tüdrukuga vaja abi ja ütleb, et aga näed, nüüd mina juba liigun edasi, minu palk hakkab olema 2800 €, sain järgmise positsiooni ja mina ei ole pidanud selleks midagi tegema, et ta läheks energeetikat õppima, et ta saaks oma esimese töökoha, saaks oma teise töökoha, ja ma vaatasin tema peale kunagi, et appi, et mina olen nii loominguline ja emotsionaalne ja kas ta tõesti on minu poeg. ja nüüd ma näen, et võib-olla veidi viitega küll need heaolus sündinud ja heaolus ära hellitatud lapsed, aga nad võtavad jalad alla ja kui ma vaatan tema põlvkonna teisi, tema vanusekaaslasi või kirikus noori vaatan või miks me peame muretsema? Me saame muretseda muidugi julgeoleku ohu pärast, agressiivse idanaabri pärast, aga meie noorte pärast, ma arvan, me ei pea ülearu muretsema, nad viivad elu edasi. No see on väga tore ju, siis kui noorte pärast ei pea muretsema. Elar, kas nüüd, ma saan aru, et Ülo väitis seda, et nooremate jaoks vanad on seniilsed, on ju, noored on hukka läinud. Kuidas sinu poolt vaadates see pilt tundub? Ma arvan, et meil on sellist 2 suurt küsimust üleval, et ühelt poolt me elame väga heal ajal. Ma arvan, et kunagi varem pole olnud noortel nii palju vabadust valida. Teiselt poolt, mis on selline murekoht, on see, et kas nendel noortel on kõik need eeldused, kas nendel noortel on antud edasi, mis on need väärtused, mille järgi nad neid valikuid edasi teevad, kes on neile eeskujudeks nende valikute tegemisel ja keda nad kuulavad, kelle suuniseid nad kuulavad. Et ühelt poolt on see rõõm, teiselt poolt on see mure just selle üle, et see põlvkondade vaheline jätkusuutlikkus ja see põlvest põlve kandumine, nende väärtuste kandumine, et see ei katkeks. Tänases ühiskonnas ma näen lihtsalt seda väga tugevat survet just ka sellele, mis tuli ka eelmisest tegelikult paneelist välja, et miks väga paljud asjad, mida me oleme põlvkondade vältel pidanud väga loogilisteks tõekspidamisteks, siis nüüd on justkui pöördunud 180 kraadi. Et kas on mingisugused jõud, kas on keegi, kes tegelikult soovib seda, et põlvkonnad teise vastu pööraksid. Et see on võib-olla see kõige suurem murekoht. Hoida seda jätkusuutlikkust ja hoida neid väärtuseid. Et eeskujud oleksid paigas. Väga tore. Mulle meeldis see mõjutamise koht ka, sest ma alati siiamaani tsipaki imestan selliseid väljendeid nagu suunamudija ja sisulooja. Ja ma saan aru, et see sisulooja väljendus muutub, et hiljuti minu enda peatoimetaja sai vist sisuloojat auhinna, mis on väga tore, aga kohati ma olen aru saanud, et see sisuloomine tuleb kuskilt sotsiaalmeediast, et nad loovad sisu, aga seal ei ole sisu. Aga point on selles, et ma mõtlen seda, et noori tead mõjutab see, eks ole, et kumb neid rohkem mõjutab, kas siis suunamudijad ja sisuloojad või ma alati mõtlen näiteks, kas Arvo Pärt on ka suunamudija ja sisulooja. Aga võib-olla me jõuame hetke pärast sinna tagasi. Kui me nüüd räägime sellest, et meil on see järjepidevus ja need väärtushinnangud, kas need kipuvad muutuma, siis Ülo, sa ütlesid tagasi, et need peaks kuidagi kaardistama või paika panema, siis avalikustama. Ma arvan, me peaksime need jälle uuesti tegema vist.
ja kas sa valgustaksid palun meid selles valdkonnas? Ma tõusen püsti. Harjumuse jõud on suur ja 70 aastat õpetaja olnud või midagi, siis tundub niimoodi, et istudes rääkimine tundub nagu piinlik. Aga mida rohkem ma tänase arutluse peale mõtlesin, seda huvitavamaks läks. Ja ma arvan, et ma ei tea, Pille või kes on tabanud nii naelapea pihta. Kui me ei mõtle päris täpselt hoolikalt järele, kuhu poole me teel oleme, siis me satume iga kord ootamatult kuhugi. Ja nüüd oleks vaja vaadata mitte ainult ette, vaid kõigepealt taha ja sõnastada praegune. Tänastada praegune olukord, praegused olud ja situatsioon. Kordan, olud, olukord ja situatsioon. Nende ühtsuses saab selgust tekkida. Olukorda käsitledes selgust ei saa. Ja olud on üldised ja institutsionaalsed. Majandusolud, poliitilised olud, kultuuriolud. Praegu ja siin sajandi vahetusel ja varem ja nii edasi. Kuskil Ameerikas või Hiinas. Olukord on siin ja praegu. Aga situatsioon see, milles inimene tunneb ennast nendes oludes ja olukordades. Ja inimene käitub nii, nagu ta tunneb. Ja vaata selle tegeliku olukorra ja tegelike olude ning tunnetatud olukorra ja olude suhe ongi see, millele me peaksime keskenduma. Me opereerime sellega, mis meil peas on. Ja nüüd peaks olema küllalt adekvaatne, et me käsitleksime tegelikkust sellisena või enam-vähem sellisena, nagu ta tegelikult on. Mitte, ja veel eriti õudne on selle juures see, et mõtleme ühte, räägime teist ja teeme kolmandat. Ja nii nagu paljudes koolides on kahjuks kujunenud välja, et lapsed ju ka ikka teavad ju üsna palju. Keegi sa ütled, et nad ei teavad ju. Oskavad üsna vähe, aru seal mitte midagi. Ja nii ei taha minna edasi. Ja ühiskonnas on sama asi, mitte koolis ainult. Aru saamisega on suuri raskusi. Ja nüüd ma püüangi järgnevalt natukene mõne sõnaga öelda, miks nii on juhtunud. Täiesti võimalik, et keegi teine näeb täpsemini ja olge lahked, täpsustame. Meil ei ole ju mingisugune loeng, meil on arutlus ju. Aga pangem tähele, et selleks, et midagi näha, peab leidma küllalt palju vaatepunkte. Ja möödunud kord me siin rääkisime natuke sellest, aga ma meenutan paari detaili. Ma olen üliõpilastele ka mõnikord joonistan üks 4-nurga seda tahvlile, küsin, mis see on, nad muidugi ütlevad 4-nurk, ma ütlen, ei ole. Ma teen teise sellise veel ja teen üks risti keskele, küsin, mis nüüd on? Nüüd on ümbrik, ei ole ümbrik. Ja siis see 3-nurga, ütleme 3-nurk ei ole ja siis kõik 4 joonist olid romb, eks ole. Alt vaates tundub 4-nurk, pealt vaates on siis niimoodi, eks ole, ümbrik, 3-nurga külje pealt vaates, serva pealt vaates, kõik pildid on õiged. Kõik on täiesti erinevad. Selleks, et midagi näha, tuleb leida küllalt palju vaatepunkte. Ja kui nüüd kellelgi aega on ja tahtmist on, ja ma väga soovitaksin, proovi korraks vaadata iseennast, kuidas näha iseennast. Mitu vaatepunkti on vaja, et ennast näha ja teist inimest näha? Vähemalt 8-10 vaatepunkti. Ühest vaatepunktist ei paista mitte, üks ütleks, et vaata peeglist, mis asja. Siis näed ka tagurpidi, aga sinna peegli poole olevat külge, aga sa ei ole ju see pilt, isiksusi, subjekt, rollide kogum ja palju muud. Ja kui nüüd vaadata kuskile kõrgemale, sinna, ma ei tea, Toompea poole või, mitte ühte ainsat asja ei ole vaadatud nii, et oleks võimalik näha. Ma ei arva, et ei taha vaadata, ei oska. Ja kõige hullem on see, et õppida ka ei taha.
Kui oleks niimoodi, et ei oska, aga hea meelega õpime, teeme endale selgeks ja asi nüüd, eks ole, keegi ei ole ju sündinud tarku, kõik õpivad ja kõik mõtlevad ja loovad ja uurivad ja selline avatus, mis 80ndate lõpus oli, kahjuks kaduma läinud. Ja ma olen üsna kindel, et tulevikku pääseme rahuldavalt üksnes juhul, kui rahvas kujuneb mitte elanikust kodanikuks. Üks kirjutas niisuguse raamatu, aga lugejaid on napilt. Need, kes on lugenud, need ei mäleta. Need, kes mäletavad, ei saa aru ja palju raskusi on palju. Aga kui me kõige lühidamalt oleks vaja vähemalt 3 vaadet. Ükskõik, mis kõne all on, kui fakt. Tänane, ma ei tea, seminar või konverents, mis ta on siin? Paneel. Aga see on fakt. Tänasel kuupäeval need inimesed siin ja räägivad niisugust asja, see on fakt. Selle fakti kirjeldamine eeldab seda, et me teame siin, mitte arvame, vaid teame toima. Selle kõik olulised karakteristikud fikseerime. Selline oli ja nüüd on peas meil kujutlus, aga kuidas oleks pidanud olema? Loome teise kujutluse. Mida suurem on erinevus vajaliku ja tegeliku vahel, seda teravam on probleem. Nüüd on vaja avastada, miks see vastuolu on tekkinud. Et järgmine kord peate arvesse neid põhjuseid ja tuleb veel parem kui täna. Kui me käsitleme tänast paneeli, sinu järgi, kui fenomeeni, paneel on igal pool, Hiinas ja Ameerikas ja Eestis ja Ukrainas ükskõik kus kohal. Põhimõtteliselt niisugune vorm on mõtlemise vorm. Peaks olema nii, tegelikult on nii, vastuolu on probleemiks, kui meil ei ole ükskõik ja nüüd on jälle vaja avastada siis põhjused. Kui me käsitleme tänast paneeli kui protsessi, ajalises järgnus olevate sündmuste järjepidevat jada koos üleminekutega etappide vahel, 3. problemaatika, hoopis teised küsimused. Selleks, et aru saada, on vaja käsitleda nii faktina, fenomenina kui ka protsessina. Seda ju ei toimu Eestis. Üks meie hulgast on sellest rääkinud nagu mingi rikkis grammofon ja piinlik juba jälle räägib. Üks kord peaks ju aru saama ja arvestama hakkama. Kus kohal peaks rääkima? Kus kohal see koht on? Tänan tähelepanu. Siit ma ei oska nüüd kuhugi edasi minna. Esiteks ma pean protsessima natukene, et aru saada üldse, mis toimus. Aga ühesõnaga me peame siis üritama 3 küljest vaadata, nagu ma aru saan. Vähemalt 3 küljest vaadata. Ja. Kuidas me saaksime praegu analüüsida seda, mis toimub näiteks, mis suunas me läheme? Mis need siis suunad on, kuidas me seda vaadata saaksime? Vaatleme minevikku, võrdleme minevikku olevikuga, saame järeldusi teha nende tegijate kohta, nende tegevuste ja tulemuste kohta, mis saavutati või mis jäi tegemata või nässu läks. Oleme olevikus ja kavandame tulevikku, mõistes minevikku ja olevikku. Suudame võib-olla vältida mõningaid vääratusi tulevikus. Ja tuleviku pärast me kogunesime, tulevik paneb meid muretsema, aga kes minevikku ei mäleta, see elab tulevikuta. Seda on juba iga rahva mõtlejad ammu märganud. Jah, no see on muidugi liiga pikk protsess, et praegu sellest läbi käia. Okei, kui me vaatame minevikku ja praegu selle hetkel tulevikku, sina Riina rääkisid oma pojast, mina vaatan, et tulevik on päris kihvt, sest mul on ka 20-aastane jubelae selg minu arust teeb kihvti asja, ma imestan, kuidas nad nutikad on võrreldes meiega, siis meie tegime nad valmis ja ometigi me muretseme selle tuleviku pärast, et me peaksime siis hindama iseennast, enda neid väärtusi ja mõtleme, et miks tänapäevane noorsugu või tänapäevased noored on sellised, nagu nad on. Aga kas ma võin ka, Ülo on mind ju treeninud, et ma olen tema üliõpilane olnud ja kui ma eelmises satsis olin valitsuses, siis Ülo tegi mulle päkki selja taga ja ta sattus alati kirjutama mulle öösiti, kui oli, ja millegipärast just siis, kui oli erakordselt raske, ma ei tea, kas ta tundis mingite lainete võnkeid, aga ja ma lugesin, see, mis ta räägib, eks ole, see oli nagu muusika minu kõrvadele, ma sain sellest aru, aga ma ei tea, kas ma oskasin seda ellu viia, võt seda ma ei usu, et ma seda oskasin. Aga võib-olla ma toon ühe dimensiooni veel, ühe vaatenurga veel juurde.
et miks ma ei muretse nagu meie noorte pärast või pigem vaid siis agressiivse idanaabri pärast. Kui me anname noortele kaasa oma väärtused, me oleme siin enamus kristlased, eks ole, õpetame inimestest lugu pidama, õpetame inimesi austama, me armastame oma lapsi, me hoolime, me oleme kaastundlikud, siis hea küll, kas või 30 aastani ta küpseb, ta teeb tempe, need noored teevad midagi. Siin on meil haruldane noor inimene kõrval, kes juba nii noorena on nii tark ja juhib teisi. Et siis see lööb välja. See, kui sa mingisugusele põllule paned midagi idanema hoole ja armastusega, südamega seda kasvatad, siis isegi kui need olud muutuvad ja isegi kui me ei oska niimoodi mõelda, nagu Ülo meid on õpetanud, siis ma arvan, et see annab tulemust. Ongi teistsugune aeg, ongi teistsugused riided, teistsugused tegemised, aga just see kristlikud hoolimine, armastamine, austamine, võt need põhitõed, see tekitab meile nagu parema ühiskonna. Nad hakkavad seda siis ellu viima omal moel. Ma arvan, et kui me küsime lihtsalt seda, et miks me muretseme, siis pigem mitte selle tuleviku pärast, vaid selle pärast, et kas järgnev põlvkond mäletab seda, mis oli ja et ta ei õpiks nende tehtud vigadest, et ta neid ei kordaks, sest et ajalugu on ju korduvalt näidanud, et kui me ei pea minevikust piisavat lugu ja me selle unustame, siis juhtuvad suured õnnetused. Et ma arvan, et see on kõige olulisem, et süstida järgmisse põlvkonda seda, et mitte ainult mäletada, vaid ka tunda huvi selle vastu, mis oli. Et tihtipeale juhtubki see, et ka ise mõtled, et kui vanemaks saades mõtled, et miks ma noorena rohkem ei tundnud huvi selle vastu, oma vanavanemate vastu ja kõige selle vastu, mis oli. Ja meie ülesanne on järgnevale põlvele niivõrd noorelt kui võimalik anda edasi selle, et see on oluline. Et kui sa praegu selle peale ei mõtle, siis hiljem sa seda kahetsed, sest hiljem seda võimalust enam ei ole. Ja ainult siis on meil võimalik vaadata seda nelinurka igast küljest, sest et siis me ei unusta, siis see üks tahk muidu kaob ära, eks ole, ja siis meil ei ole võimalik seda tervet pilti näha. Kuidas praegu tundub, kas need tahud on alles, kas traditsioonid, väärtused, mida ütleme meie oluliseks peavad, kas need jõuavad noorteni, kas nad viivad need edasi? Kuidas sulle tundub? Sa ilmselt liigud meist kõige rohkem noorte seas. Ma arvan, et nad jõuavad, aga seal on see kriitiline hulk, milleni sa pead jõudma. Ja ma täna, ma ei tahaks öelda, et ma muretsen, aga sisemas see on see, mida ma tunnen, et need eeskujud on paigast ära. Et me noored otsivad lahendusi kuskilt mujalt kui oma vanematelt, vanavanematelt, sest et seda teatud osas ühiskonnas nähakse tagurlikuna, seda nähakse, ütleme selline pime progressi usk on meid kõik üle võtnud. Ma tahaks loota, et teatud vanusesse jõudes me saame sellest aru ise ja nii-öelda lülitume sellest välja, aga ma näen, et see on midagi, millega ühiskonnas tuleb tegeleda. Ja eks see kõik hakkab perekonnast, see hakkab kasvatusest, indiviidi tasandilt, nagu ka räägiti eelmises paneelis, et sellest, et kõigepealt mina ise käitun ja tegutsen nende väärtuste alustel. Teiselt see, et ma kasvatan oma lapsed üles nende samade väärtuste alusel. Lihtsalt oluline on see, et kui need lapsed nüüd lähevad laia ilma, et see side ei katkeks, sest et ma näen väga tõsiselt seda, kui me vaatame sellist, isegi nii-öelda riigiteadlasena, siis sellist vasakpoolset teatavat agendat, mis on võtnud sihtmärgiks just perekonna, sest et see on kõige lihtsam viis, kuidas need väärtused, mis neile ei sobi, hävitada. Sest et kui sa selle lüli, vanemate ja laste vahelise lüli katkestad, kui sa suudad nemad üksteise vastu keerata, siis sa ei peagi rohkem midagi muud tegema. Et just meie jaoks äärmiselt oluline on see, et me suudaksime seda tuumperet ja seda ideaali kaitsta ja edasi anda.
Kas ma tohin sulle lisada? Vaata, üks asi on see, et mingisugune poliitiline liikumine või jõud soovib, eks ole, perekonda nagu välistada või siis iganenud mis igasuguseks moodustiseks pidada, rääkides kas või sellest, et kunagi minul on olnud selline juhus, kus tulebki mulle kui riigiametnikule rääkima inimene, kodanikuühiskonna liider, et omal ajal ei olegi kunagi perekonda olnud, vaid inimesed elasidki ürkkogukondlikus karjas, et see on feodaalajastu igand ja nii edasi. Selliseid jõude on. Aga on ka selliseid jõude, pehmeid jõude, kes ütlevad sulle, et aga me ei saa sinna arengukavasse kirjutada sõna perekond. Me ei saa ka rahvusriik kirjutada, sest vaata, kõigil ei ole perekonda, nemad solvuvad. Keegi ei ole tegelikult eestlane, ta on teisest rahvusest, tema solvub, et teeme kõigile sellise utopistliku heaolu mudeli, kus meil ei olegi väärtusi, meil ei olegi nagu raame, millele tugineda, ja vaat see ei ole isegi hävitamine, vaid see on selline kuidagi hoopis teises toonis meile omaste väärtuste äravõtmine, justkui headusega looritades, aga see on sama süsteemne. Ja mina jälle suhtlen samamoodi, eks ole, oma siis laste põlvkonnaga ja ma näen, et tänu sellele segadusele, moraalsele, vaimsele segadusele, nad tegelikult lükkavad neid samme edasi, aga nad tegelikult käituvad eeskuju najal. Et ikkagi, kui meie oleme eeskujuks, kui meie nagu sisendame, kui meie püüame, siis ma arvan, et see mingis vormis avaldub võib-olla veidi hiljem, et ma siiski usun sellesse, et me oleme suutnud neid väärtusi edasi anda. Nende eest peab seisma. Ma arvan, et kui nüüd keegi märkmeid teeb ja endale, et pärast tänast arutlust kodus edasi mõtelda, sõpradega koos edasi mõtelda ja ega siis see ei ole praegu mingisugune lõpp, vaid pigem üks etapp pikas protsessis ja ütleme siis niimoodi lõpmata. Meil lootust kohale jõuda ei ole, me oleme teel. Aga nüüd ma arvan, et nüüd väärtuste puhul, mis peabki olema, räägitakse, et meil on väärtuste keskne ühiskond ja väärtuste keskne kasvatus koolis. Ja ma arvan, et siin on vääratus. Väärtuste puhul on vaja igal juhul ja kindlasti öelda, missugused väärtused. Rööllöötele, kaabakatel on ka omad väärtused ja varastel. Aga niisiis, missugused väärtused? Väärtused toimivad üksnes koos normidega. Väärtuste normide kooskäsitlus on vajalik, mitte ainult väärtused. Nüüd edasi, tegelikult, kes nüüd viitsib vaadata juba 300-400 aastat enne meie ajaarvamist, enne Kristust, vanas Kreekas oli kogu kasvatussüsteem rajatud vooruste keskena, mitte väärtuste keskena. Vooruste keskne kasvatussüsteem on võrratult asjalikum ja sisukam kui väärtuste keskne. Ma ei tea, miks, kes ja miks on selle kõik natuke viltu keeranud. Aga lisaks väärtustele, normidele ja voorustele on ju ka veel aated ja ideaalid. On müüdid ja tabud. Eesti kultuuris ja üldse kultuuri erisused tekitavad müüdid. Eesti kultuuris on müüdiks loodus, ema, vabadus. Venelastel on hoopis teised müüdid, on Deržava ja Pobjeda ja hoopis teised müüdid. Müüdid on need väärtused, mille üle ei vaielda, mida kantakse südames ja millest teeb. Niisiis, kogu kasvatussüsteem nähtavasti oleks vaja siiski kaasajastada, natuke üle vaadata. Tegelikult see primaarne on igal juhul, kogu haridussüsteemis on primaarne on kasvatus, mitte õpe. Õpe on lihtne kasvatuse kõrval, aga väärtuseks iseenesest on juba siis ju õppe, kasvatuse ja kogemuse ühtsus, mitte õpe ega kasvatus lahus või kogemus. Nende ühtsus on väärtus. Aga nendest eraldi ükshaaval rääkimine eksitab. Nii nagu ka väärtuseks on ju teadmise, oskamise ja arusaamise ühtsus. Teadmised omaette ei ole väärtus. Nad on väärtuseks koos oskusega neid teadmisi kasutada ja arusaamisega. Miks on nii? Siis on väärtus. Aga nüüd harituse, informeerituse ja kogemuse ühtsus on väärtus jällegi. Haridus omaette ei ole. Aga kui ma ei tea, minister või tema ased, et ükskõik, kes seal räägivad, et nad töötavad hariduses, siis paneb imestama.
nad töötavad ministeeriumis või ülikooli õppejõud töötab ülikoolis, mitte hariduses. Lasteaia juhataja töötab ka lasteaias, mitte alushariduses. Siin paar päeva tagasi ilmus lehes. No, jälle me jõudsime selle peale, et kõigepealt peaks, kui me tahame selgust saada, siis peab mõisted määratlema ja piiritlema küllalt täpselt. Kui on sodi ja podi, nii või naa, ükskõik, mis vahet on, no siis ei saa selgust tekkida, siis arutlustega kaasneb segadus, aga mitte selgus. Nüüd, kui filosoofiliselt natuke, tähtis arvutus ju, ütleme siis see ontoloogiline pool peab selge olema. Mis see on, millest me räägime? Järgmine samm kohe, kuidas saada selle kohta, millest me räägime, teadmine. Asendada arvamused, oletused, unistused, uskumused, ükskõik missugused hiira-viira teadmisega. Aga see tähendab, et siis peab olema teooria, mõttemudel selle kohta, mida käsitled. Siis peab olema metodoloogia ehk printsiipide süsteem, mille kohaselt käsitletakse. Ja meetodid, mille abil käsitletakse, mille abil kogutakse usaldusväärseid andmeid, saavutatakse usaldusväärsus ka faktide osas ja niisiis teooria, metodoloogia, metoodika ühtsuses tekib võimalus saada teadmisi, mis on usaldusväärsed, mis on süsteemsed ja aktuaalsed. Ja kui sellest samast väiksest asjast õnnestub meil ilusti aru saada, siis hakkab tasapisi selgust juurde tulema. Vastasel juhul ei hakka. Aga kui on udukogudega, need võib levitada ja vastandada ja selgitada ja udukogud jäävad ikka udukogus. Ega need ei muutu nagu arvamused, ükskõik, kui see on 5 arvamust või 1000 arvamust, ikka on arvamus ju. Ega teadmiseks ei muutu ju arvamus. Niisiis, mina arvan, et tuleviku kujundamiseks on meil vaja üht-teist tõesti ilusti nüüd teada ja ma ei saa ütlemata jätta, et ühiskonnaalaseid teaduslikke uuringuid pole enam Eestis ammu tehtud. Nii see asi ei lähe. Räägime küll teadusest ja 1% ja 2%, aga tegelikult uuringute asemel enam kirjeldused või küsitlused, need ei ole uuringud, need eelnevad uuringule. Selleks, et probleem sõnastada, uurimise objekt sõnastada. Ja tuleviku kavandamiseks on tarvis prognoose. Prognoosid tuginevad usaldusväärsetele faktidele ja teadmistele. Ja üks asi on niisugused intuitsioon ja huvid ja niisugused küljekondiga tunnetatud vajadused ja igas jutud. Aga teine asi on teaduslik analüüs, projekteerimine, modelleerimine, projekteerimine ja nendele tuginevad innovatsioonid, reformatsioonid. Vastasel juhul võib tulka selliseid üleminekuid, mis kedagi ei rõõmusta, mis on vägivaldsed. Ma arvan, et meil õnnestub neid vältida. See kõlab nagu midagi teadlastele. Ma hüppaks tagasi selle vooruse väärtuste juurde. Juba huvitav, minu arust, kui sa hakkad mingist voorusest tänapäeval rääkima, siis mõeldakse, et selle vooruse vöö peale, mis naistel oli, eks ole, keskajal. Et kuidas me saaksime seda eristada või paari sõnaga, mis see vooruse väärtuse vahe on ja kes selle vooruse nii-öelda, mis on vooruse alus või kui see voorus siis pärit on? Kellel mahti on, võiks ju guugeldada, võtta Aristotelese või Platoni lahti ja vanad stoikud lahti ja õhtul natuke vaadata antiikfilosoofiat ja ka vanas Roomas olid ikkagi kogu kasvatussüsteem oli vooruste keskne. Mul oli ka üks juhus siin tüdrukutega, koolitüdrukutega, ma arvan 6. klass või umbes nii. Rääkisin, küsisin nende käest, et kuidas nad siis vooruste kohta, mida nad teavad ja kõik vaatavad nurka nüüd häbelikult, minu poolt ei vaata keegi. Üks lõpuks pööras pilgu ja tundus nagu tahaks midagi öelda, ma siis küsin, no mis sina siis arvad, mis see on? Siis häbenedes ütleb, no see on tüdruk, kes ei anna ennast kohe poistele kätte. Midagi ta rohkem ei teadnud. 6. klassi on niisugune asi. Nii et ma arvan, et kogu kasvatussüsteem vajaks niisugune sisulist analüüsi
Ja kahtlemata on rahvuslik põhirikkus ongi anne, andekus, millest suur osa läheb kaduma juba enne, kui laps jõuab üldse kooli ikka. Ja ega koolis ka ei ole kõik õpetajad väga teritatud silmaga seda märkama ja pole aega selle peale mõeldagi, sest isegi on aega vähe ja tööd palju. Tüdimus ka juba üsna suur. Nii et mis Anne siin veel on vaja on teha seda, mida kästud, nii nagu kästud siis, kui kästud selgus kästud. Aga kui tekib niisugune tunne, et lapsed tunnevad ennast manipuleerimise objektina, selle asemel, et tunda ennast loovisikutena, subjektidena, kes silmad säravad ja põsed õhetavad, siis on noortel raske ja tulevik tuleb tumeda võitu. Jah, siin me oleme selleks, et proovida siis helget tulevikku luua, sinna vaadata, võib-olla sinisilmsed, võib-olla mitte. See, kuidas lapsed ära nullitakse, vast pole õige sõna, aga mul on siuke tore kogemus, kus ma siis ühes saates intervjueerisin lastealapsi, kes kõik kilkasid mu ümber, olid väga rõõmsad vastama ja olid lustakad ja siis selle sama saatega võib-olla mõni saade hiljem olin esimeses klassis, siis kõik istusid pingis ja tõstsid käe ja vaatasid hirmunud näoga õpetaja poole. Et kas nad vastavad ikka õigesti või mitte. See oli lihtsalt väike kõrvalrepliik. Voorus, see on selline veider sõna, seda seostatakse ilmselt kristlastega. Tore sõna. Kuidas teile tundub? Meil on siin üks küsimuse punkt on ka see, et kas meil on piisavalt sõna kristlastena ühiskonnas. Kas me peaksime rohkem üritama mõjukaid positsioone saavutama, kaasa rääkima? Riina, sa oled avalikult kristlane. Ja ma arvan, et kristlastel on vähe positsioone, et võtame siit nüüd see Nõukogude okupatsiooni aja tagasi ja kui kristlaste hulk Eestis oli üle 90%, siis täna tunnistab, julgeb öelda, et ta on kristlane rahvaloenduse andmetel, eks ole, ligi 30 ja ta ei julge sinna andmetesse teine isegi kirjutada, et ta on kristlane, et see on tegelikult mingisuguse koleda protsessi tagajärg, et seda on siit ühiskonnast välja juuritud ja ka paljud kristlased ju arvavadki, et ei peagi võib-olla olema väljapaistval positsioonil ja meil on nagu isekeskis hea olla. Mina olen kogu aeg olnud teisel arvamusel. Mina leian, et ka peavoolumeedia, kes väga palju kujundab inimeste hoiakuid ja küllaltki juhuslikkuse najal, et mida päev toob, mida hommik toob, mida kuskil juhtus, seda me kuuleme, näeme söögi alla, söögi peale. Just täpselt me ei kuule seda, millest Ülo räägib, et peab olema mõtestatud, läbi mõeldud, eks ole, võikski olla ju helge tuleviku loomise keskne ka meediatöö. Siis me tegelikult saame sellist juhuslikku ja valdavalt negatiivset impulsi, et just selle pärast peaks olema kristlased peavoolumeedias, peaksid olema positsioonidel, peaksid ühiskonnas osalema, sest et meie eest neid väärtusi mitte keegi teine ei loo, ei raja, ei vii ellu. Nagu Ülo ütles, et õpetaja ei näegi, et see laps on andekas. Ta ei näegi, et tal pole aega, ta teeb tööd. Aga laps on andekas ja pärast ta tõstabki kätt ja ei julgegi, eks ole, ta on ära vormitud. Mina oma elukogemusega, ma ei ole kui enam noor inimene. Ma siiski ütlen, et see helguse, see selline kristluse, õigluse, parema poole püüdmise, toetava, julgustava vaimsuse olemasolu on olemas ka mitte kristlaste hulgas. Ja see ei ole sugugi nagu lootusetu. Mis on tegelikult murekoht muuseas, et te teaksite, ma olen nüüd hüppan täiesti valesse teemasse, mis ei ole täna kokku lepitud. Sündimus on eestlastel langenud viimase 6 kuu jooksul drastiliselt. Et meil ei olegi varsti, meil on juba täna pereloome eas inimesi 1/3 võrra vähem. Ja nemad saavad veel omakorda vähem lapsi. Ja kui meie kristlastena ei tõuse pingist püsti ja ei hakka perekonda rohkem väärtustama, sellest rääkima, looma nagu ise ennast juurde ühiskonda, siis on küll murekoht. Ma arvan, et see hoiakute kujundamine on ainuüksi meie kätes. Ja mis on kõige olulisem on see nii-öelda reaalsuse aken või see, mida ühiskonnas nähakse selle normaalsena. Et seda liigutada sinna, kus ta tegelikult olema peaks, on oluline see, et me kõik täidaksime omale pandud rolli. Ja otse loomulikult nendele esimestele eesrindlikutele, kes seda teevad, saab see olema väga suur katsumus.
ja sellele tuleb väga palju vastupanu. Ja teile pannaksegi esimese asjana tohutult palju erinevaid silte külge, eks ole. Äärmuslasest, mis iganes, sildid need on, aga need on ainult sildid. Need kaovad, kui me suudame lõpuks selle nii-öelda kriitilise massini jõuda, mis tegelikult oluline on. Ja seal on oluline roll meedial, seal on oluline roll meil endil ja see on kõik võimalik. Ja kui me räägime ka sündimusest või ka nendest olulistest teemadest ja nendest ühiskondlikest hoiakutest, siis on täpselt see oluline mõttekoht on see, et meil on nii-öelda, võime öelda, et meil on selline liberaalne telg, kellega me kogu aeg peame läbi rääkima. Ja mingisuguste lahendusteni jõudma, et me suudaksime koos eksisteerida. Alati esimese asjana mulle tuleb meelde need arutelud ka Riigikogus ja see rahvastiku poliitika põhialuste kujundamine Eestis. Kuidas seda on korduvalt ja korduvalt üritatud ja kui see lõplik dokument siis valmis saab, siis see on väga ümmargune ja väga olulisi teravaid küsimusi väldib, sest et see on kokkulepe, kus justkui kõik peavad alla kirjutama, ka see liberaalne telg. Aga küsimus on selles, et kas meil on kasu sellest, kui see on niivõrd ümmargune, kui see ei ole konkreetne, kui see ei suuda tegelikult kajastada väga olulisi küsimusi, näiteks kui me räägime sündimata lastest, eks ole. Et mis me siis teeme, kui me ei suuda selle liberaalse teljega kokkuleppele jõuda? Mis siis saab? Ja. See on väga huvitav, see kõlab nagu märtreid oleks vaja ühiskonnal. Meil on kell on 19.21 Ülo, sa joonistasid midagi, kas sa palun selgitaks seda ja siis me peame siin otsad kokku tõmbama, aga ma tean, et Pille ütles, et võib ka küsimusi esitada, nii et Ülo, palun. Rahuldavaks saavad kujuneda üksnes süsteemsed käsitlused. Mittesüsteemsed käsitlused on pettuse vorm ja mittesüsteemsed otsused, teostused ja tekib üldse küsimus, miks peaks lollusid täitma võimalikult paremini, eks ole, pole mõtet. Mida paremini teed, seda hullemaks läheb. Aga nüüd ma joonistasin siia ühe akna 6 ruuduga ja ma tahaks soovitada või kuidagi, kellel nüüd kodus aeg on, ma kirjutan, joonistan nii, et te ka näete, muidu te ei näegi. Niisiis, meil kõigil selleks, et midagi teha, peab selleks olema õigus. Kui õigust ei ole, no siis ei tohi teha siis. Aga ka õigused on kas moraalsed õigused, administratiivsed või formaalsed õigused. Formaalne õigus näiteks on kellelgi selle ametikohaga kaasneb või ma ei tea, on ta nõunik või saadik või ametnik, ükskõik, eks ole. Aga siis on tal administratiivne õigus. Aga selleks, et kasutada seda administratiivset õigust, peab olema ka moraalne õigus. Aga moraalne õigus kaasneb asjatundlikkusega, kogemusega, haritusega, võimega ette näha oma tegevuse tulemusi ja tagajärgi ja nii edasi. Moraalne õigus on ka vajalik, administratiivsest õigusest ei piisa. Tuleviku jaoks peab sellest aru saama ükskord lõppude lõpuks. Nüüd järgmine asi, meil kõigil on kohustused ja ka need on administratiivsed kohustused, mis kaasnevad ametikohaga, kodakondsusega, perekonnaseisuga. Need administratiivsed kohustused kaasnevad, aga on ka moraalsed kohustused ja need ei ole vähem tähtsad kui administratiivsed. Mõlemaid peab vaatama. Ja sama asi on vastutusega. On administratiivne vastutus ja moraalne vastutus. Ja kokku on nüüd sellel aknal 6 ruutu. Ühtegi neist ei tohi pidada vähe tähtsaks. Kui me selle üle järele mõtleme, siis on lootust, et tulevik tuleb tähelepanuväärne. Vastasel juhul häbiväärne. Seal on 2 asja veel, millest me ei kuulnud midagi seal all. Noh, ma arvan, et need oli siit lugeda, aga ma võin ju kommenteerida. Tõtt-öelda võiks ju siia lisada ka huvi, sest kui meil huvi ei ole, siis me ei tegele üldse. Aga kui huvi on, aga usku pole, siis pole huvist palju kasu. Peab uskuma, et me teeme õiget asja, teeme õigesti, me saavutame, jõuame, võime, suudame.
Pole midagi tähtis see, et teid on vähe. Mõistust on siin tegelikult küll, juhul kui keegi ei sega. Aga milline oleks siis administratiivne osa usul? See aken seal just on. Moraalne osa usul ja administratiivne. Absoluutselt. Ja mõlemad on samamoodi tähtsad. Milline on administratiivne osa usu väljendusele? Kuidas see? Ega see ei ole usk kui religioon, see on usk lihtsalt lootususk tulevikku või kuidas? Religioon on inimese südames. Religioon on maailmavaateline positsioon, isiksuslik eripära. Igaühe õnne tajuda kõiksust ja igavikulisi seoseid ja ennast selles kõiges. Ja see ongi administratiivne pool. Jah, aga see, mida kantakse endas, see on see moraalne pool. Ja sama asi on ka tahtega, kui usk, tähendab väärtuseks on huvi, usu ja tahte ühtsus, mitte üks, teine või kolmas. Kui tahtejõudu nii palju ei ole, et kõik jääb, et suudaks midagi viia lõpuni, et kõik jääb pooleli, ühtegi asja selgeks ei saa, natuke vaatad, lehitsed siit ja sealt, ajad asju vasaku jalaga mööda minnes ja no siis ei saa ju. Mis tulevikku siin loota on? Midagi ei ole. Aga vaja on ennast kokku võtta. Vaja on uskuda. Vastasel juhul see kõik kaotab mõtte. Tänan. Väga tore, ma tulen ka paneeli tagasi. Meil on veel tegelikult 10 minutit õnneks aega, ma vaatasin, lugesin kella natukene valesti. 10 minutit veel võimalik tsipakene arutada. See mõte, et perekonda üritatakse lõhkuda, sassi ajada, katki teha ja sa ütlesid ka seda, et huvitav, kelle huvides see on. Tsipa võiks äkitselt seda veel laiendada, et kui perekonnast tulevad need traditsioonilised väärtused, kui meil on teatud arusaam, kes on perekond, kes on mees, kes on naine, kes on isa, kes on ema, et justkui nüüd rünnatakse seda. 2008 ma tegin oma debüütsaate, esimese saate üldse Eesti televisioonis, see oli pereelu ja selle saate raames ma intervjueerisin poliitikuid, ühte poliitikut, keda ma väga hindan kui kunstnikuna ja küsisin, mis on perekond ja ta andis mulle ümmarguse vastuse, et see on leibkond ja nii ja naa. Me käisime ka tänavaküsitlust tegemas ja seal öeldi, et isa ja ema lapsed on perekond. Tänapäeval on see justkui seda, ühesõnaga seda institutsiooni või seda mõistet või terminit justkui rünnatakse. Kes ja miks, kuidas teile tundub? Kes ründab seda, miks rünnatakse, mida tahetakse saavutada? Elar, sina mainid seda, et seda institutsiooni justkui rünnatakse. Ma arvan, et eks need on need, kes soovivad tegelikult meie praegused ühiskondlik alustalasid murda selleks, et ise rohkem kontrolli haarata. Et lõpuks on küsimus ju selles, et kelle käes on võim, kelle käes on õigus otsustada asjade üle. Ja kui me räägime, et siis kui keegi soovib riigi võimu rohkem suurendada, siis eks selleks on kõige lihtsam viis on perekonda kui sellist osakesteks võtta, sest et perekond üldjuhul seisab sellele vastu. Sest perekonna jaoks on kõige olulisem see, et kuidas tulen toime mina, kuidas tulevad toime minu lapsed ja seejärel minu lähikondlased ja kõik muu. Aga see on väga sügav ja väga keeruline teema. Aga küsimus on selles, et mida meie saame teha selleks, et need asjad juhtuks, et need kehvad stsenaariumid ei realiseeruks, siis ma arvan, et siin ongi mitu olulist asja. Kõigepealt see, et me ise hoiame oma väärtusi, kanname neid edasi. Number 2 on see, et me julgeme ise võtta vastutust ja astuda nii-öelda lavale, võtta ühiskonnas olulisi positsioone ja rolle, täita neid ja tegelikult valmistada ka teisi ette neid rolle võtma, mis on äärmiselt oluline. Et kui mina vaatan ka noorena selle peale, et meid võiks olla rohkem esindatud, siis ma vaatan sellele, et kus ma leian need inimesed, kellel on seda potentsiaali, et neid aidata, et neid julgustada, et teeme seda koos. Et ma arvan, et nende otsustajate rollide võtmine on äärmiselt oluline. Ja sellega me hoiame ära kõik halvad asjad. Ja täpselt samamoodi, nagu ka me siin eelnevalt sai räägitud, on vaja usku,
on vaja huvi ja küll kõik muu ka tuleb. Aga sellest saab alguse. Ma siis võtan siit sõnajärje üle. Et perekond on ühiskonna alustala, see on fakt. Ja et perekond, tuumperekond on ema, isa ja lapsed. Ja lastel on kõige parem üles kasvada oma ema ja isaga. Ja kui see ei ole mingil põhjusel võimalik, siis me saame sealt järgmise mudeli. Aga kes seda üritavad lõhkuda ja võib-olla isegi nende arvates teevad seda mingisugusest õiglustundest või õiguste tagaajamisest või isegi kohati heas usus. Ma ei usu, et päris kurjad inimesed on võtnud nõuks midagi taolist. Need on utopistid. Me oleme nendest palju rääkinud, sina rääkisid liberaalsest teljest, eks ole. Mina nimetan sellise sõna nagu sallivuslased, et me peame kõiki sallima, aga me ei salli nüüd neid, kes on nüüd seal tuumperekonna eest väljas. Et meie kristlased, meie kõiki sallime, me halastame, armastame, austame, peame lugu, aga meid ja meie väärtusi, meie nii-öelda siis voorusi, millest Kõilo räägib, neid, see on igand. Et tegelikult ei saa päris nii edasi minna, et me laseme sellel juhtuda. Ma olen sinuga nõus, et me peame ise rohkem tööd tegema, me peame ise rohkem välja astuma, me peame perekonna eest seisma. Mis on veel huvitav? Sa rääkisid rahvastikupoliitikast ennem, et me ei suuda vastu võtta elementaarseid rahvastikupoliitika alustalasid. Seal ongi see, et ülekaalus on olnud sellised utopistlikud jõud, kes tegelevad indiviidiga, individuaalsete inimese individuaalsete soovidega, valikuvabadusega. Üks indiviid valib teha, mida tema tahab. Tal ei ole kohustusi. Ta teebki seda, mis talle pähe tuleb, mida ta parasjagu valib, aga kohustusi ja vastutust talle ei ole. Võt selle vastutuse poolega tuleb tegeleda. Et kuidas viia kohale ühiskonda see sõnum, et kui me räägime noortest, nad on meie tulevik, meie järelkasv, et sul on küll hea elu, sul on ilus kodu, sul on valikuvabadus valida, mis trenni sa teed, mis keelt sa õpid, aga sul on ka ühiskonna ees mingisugune vastutus. Et sa jätkad meie tõekspidamisi, viid ellu, saad kunagi oma perekonna, oma lapsed, et see enese teostus on ka vastutus, et ta ei ole ainult sinu vabadus midagi teha üksinda, vaid sa vastutad terve ühiskonna, terve Eesti eest. Me oleme ju öelnud kindlas usus, vankumatus tahtes, soovime me seista sisemise ja välise rahu nimel ja meie keele, kultuuri ja rahvuse säilimiseks. Vot selle preambuli osa me peame kuidagi suutma noorteni viia. Mulle tundub, et osad asjad siin ilmas, mitte mulle tundub, et nad töötavadki teatud printsiibile, teatud põhimõttel. Selleks, et inimkond jätkuks, on vaja, et naine ja mees saaksid kokku, teeksid järgmise valmis ja nii edasi. Ja algajalt mulle tundub, et siis inimene võtab selle juhtimise enda kätte ja üritab asju ümber hakata korraldama. Paratamatult tuleb meelde ühe väga hea kristlase Alice Cooperi laul, kes ütleb, et I just wanna be God, why can't I be God? I just wanna be God. Ma tahan lihtsalt Jumal olla, miks ma võiks olla Jumal. Mõtle näiteks Mao Tse-tungi peale, kes korraldas loodust ümber 100 eurot, varblased on saatanast, hävitas end ära ja lõpuks hukkus 10–55 miljonit enda inimest, täpselt ei tea. See on siis, kui inimene võtab süsteemi enda kätte, hakkab ise asju juhtima ja on ise Jumal. Ülo selle jutu peale sa võtsid ühe asja välja. Me peame nüüd sellega otsa kokku tõmbama või see jääb? Las ta jääb. Annaks viimane sõna, meil on veel paar minti, siis meil salvestusaeg saab läbi, me saame siis küsimusi esitada. Ma kuulasin, kuidas Riina mainis seda ja vundamendiks meie arutluste alla põhiseaduse preambulat. Mul oli õnne olla selle preambula töörühmas omal ajal põhiseaduse assamblees. Ja seda me ei pea häbenema. Mitte kuskil, mitte kunagi, mitte kuidagi, mitte mingil viisil. Ja sellele tuleb tugineda. Ja see on põhiseaduse osa. Ta ei ole mingisugune väljaspool põhiseadust, mida ka mõned kipuvad peale suruma. Ei. Nüüd ma arvan, et kogu selles asjas on vaja olla mitte pealtvaataja,
vaid aktiivne tegija. Ja mitte oodata, et ehk kõik läheb iseenesest. Ei lähe. Primaarne on muidugi iseregulatsioon. Primaarne on iseregulatsioon. Ja juhtimist, haldamist, valitsemist, sidustamist ja kõik neid eesmärgipäraseid protsesse ongi vaja väga hästi vallata selleks, et vältida neid võimalikult. Et elu saaks kulgeda sisemise loogika kohaselt. Lapsed sünnivad ka mitte käsu peale, vaid ikkagi armastusest ja juhul, kui inimestel on usk tulevikku. Kui usk tulevikku lakkab, siis lapsi küll ei sünni. Ja praegu ikka siiski ma ütlen, üks tõsisemaid hädasid on see, et personaalse vastutuse printsiip kahjuks on jäänud unarusse kehva võitu. Nii see asi ei lähe. Teine asi, mis ma mainin, vaja oleks kehtestada arusaam sellest, et edasi viib koostöö, mitte konkurents. Koostöö viib edasi. Vastastikku üksteisele edu eelduste loomine viib edasi, mitte kiusamine, takistamine, jala taha sättimine, üksteisele ära tegemine ei vii edasi Eesti riiki. Edasi viib koostöö. Ja siis on tulevik meil loodetavasti meeldiv ja järgmisel põlvkonnal parem kui oli meil. Aitäh! Ma tõmbaks siis otsad kokku oma hea suusatreeneri sõnadega, kelle nimi on Raul Olle, kes ütleb, et siit saab ainult paremaks minna. Aga Ülo Vooglaid, Elar Niglas ja Riina Solman, suur aitäh teile selle paneeli eest. Aga nüüd me vaatame, kas meil on küsimusi. Siin Bill ennist julgustas ja kutsus üles inimesi küsima. Kui kellelgi on küsimusi, tõstke julgelt käsi, saate küsida ja saate vastuse loodetavasti. Vibutage ja andke märku, kui on. Me siin vastu neid valguse prožektoreid natuke vaatame, aga me saame selle kohe tööle. Ehk siis väga tore on näha siin inimesi kaasa mõtlemas ja istumas, keegi pole magama jäänud. See on hea. Aga kui kellelgi on küsimusi, laske käia, ärge karatke. Jah, ma julgustan ka, sest see on harukordne võimalus esitada küsimusi sellistele inimestele. Nii et kasutage seda võimalust. Kas on keegi? Keegi julge? Kõik on väga selge. Küsimused, jah. Küsi ära, jah, palun. Et noortest oli jutt. Ja kes oled? Ükskõik, kes võib vastata. Mina olen Alari, pastor Liidia kogudusest. Noortest ja tulevikust oli jutt, et siin õigeid küsimusi küsida. Ja siis, et kui me vaatame Eestit, et mulle järjest rohkem tundub, et Eestit eraldi on väga keeruline on vaadata, et see noorte põlvkond on muutunud väga globaalseks. Loomulikult kõik see, mis te rääkisite ja arutasite, ma olen 100% nõus, aga küsimus oleks see, et mida me saame selles olukorras teha, kuidas mõjutada noori, selles mõttes, et täna me ju näeme, et me ei saa ju teha selles suures supipotis ühes nurgas nagu mingit teist suppi. Et me võime üritada ja hästi pingutada, aga näiteks kui noored ei taha lapsi saada, lihtsalt see selline globaalne tendents on, ütlevad, nad ei taha peresid. Vabadus on palju parem kui milleks kohustusi võtta. Et ma ei ole mitte pessimist, aga lihtsalt, et kas me julgeme endalt küsida neid küsimusi nagu, et me ei karda neid halbu vastuseid iseenda jaoks. Et selles mõttes, et ma usun, et Jumalal on siin mingid lahendused, mida me täna siin välja ei tööta oma vahel. Et seal tuleb veel mingi üleloomulik dimensioon siia juurde. Aga et see, mida me saame teha, et me oleme nagu jõejobu krokodill ja jänes augus ja kes kõige ennem ära süüakse. Ma võtan
selle küsimuse kokku. See küsimus vast oli see, et kui globaliseeruv skeem ja süsteem on ühes suunas minev, mis me väiksed tegelased siin Eestis saame selle vastu, kuidas ja kas me saame oma noori mõjutada? Või nii? No see küsimus on hästi sisuline ja tõesti siin ma püüan nüüd vaadata mitmest vaatepunktist, nagu Ülo ütles, et kõigepealt on see hoiakuline, et jälle Ülo sõnad, eks ole, et tähtis on koostöö, mitte konkurents ja konkurentsi tõttu meie noored valivad mitte saada peret, vaid teha karjääri, lükata pereelu edasi. Lapsed sünnivad hilisemas eas, iga edasi lükatud sünd on potentsiaalselt sündimata jäänud sünd, sest hilisemas eas võib-olla, kui sa tahad lapsi saada, sa ei pruugi seda enam saada, isegi meditsiinilistel põhjustel. Et see hoiakuline pool on kõige olulisem, et meie ühiskond on ikka veel endiselt nagu ülemineku ühiskonna jalgastuv, kus me siis koostöö ja nende üksteisele eelduste kujundamise asemel konkureerime. Ja meie noored konkureerivad kas asjade pärast, staatuse pärast, positsiooni pärast, karjääri pärast, et see suundumus ei ole õige. Ja mureks on selles mõttes põhjust küll, et noorte ja pere uuring, mis tehti aasta tagasi, tõesti andis sellise tagasiside meile, et kui varasemalt oli nimetatud laste arv, palju inimene tahab lapsi saada, siis üldiselt tüüpiline Eesti noor naine teadis, et ta tahab 3 last. No ta ei jõudnud selline, aga ideaal oli 3 last. Et paljud mingite olude põhjustel 2 said kätte ja siis 3. lükkus lihtsalt ja see jäigi ideaaliks. Ja tegelikult ühiskond peaks kõrvaldama takistused, et inimene saaks eneseteostuse ideaalini jõuda, siis ta on õnnelik. No see on valdavalt materiaalne. Ja nüüd see noortepere uuring näitas, et tegelikult kaaslast tahetakse, abielluda ka tahetakse, peret tahetakse, lapsi tahetakse kas 1 või 2. Et see on nagu langenud noortel tõepoolest. Et üks asi on see valikuvabadus, aga tegelikult, kui me räägime mudelitest, Ülo, eks ole, sa võid mind täiendada siin, võtame selle Iisraeli mudeli. Seal on väga tugev komponent patriotismil. Seal ongi normaalne, et naised saavad 3-4 last perre. Mulle alati öeldakse, et sa ei tea Iisraelist midagi, et seal on ikka need ortodoksed juudid, kes seda sündimust niimoodi tõstavad siis. Aga see ei ole päris nii. See on kohe raudselt patriotismist ja ma toon teile näite, kui Eesti Vabariik sai 100-aastaseks. Siis oli inimestel ilus komme, nad tegid Eesti Vabariigile kingitusi. Kes läks matkama Eesti Vabariigi nimel, kes tegi mingisuguseid puulusikaid või kes, ja siis oli mul paar sellist sõbrannat, kes ütlesid, et aga mina ei ole keegi, mina ei oska midagi, mina sünnitasin Eesti Vabariigile 3. lapse. Ja see oli patriotism. See on väga rõõmus, mul tuleb Toivo Tänavsu tuleb meelde ühes meie paneelis konverentsil, kus ta ütles, et 3. tegid Eesti riigile. 2 tükki tegid endale, Elar, sa tõstsid sõrma. Ma tahtsin öelda selles mõttes, et täna ma näen seda ka probleemi, et hästi palju, kui suhelda noortega, siis suudetakse väga argumenteeritult sinuga rääkida teemadel, mis ei puuduta meie ühiskonda, mis on meist väga kaugel. Aga samas need samad asjad, mis on võib-olla meil siin samas nina ees, siis nendega samastuda enam ei suudeta. Et see on probleemi koht, eks see tuleb samamoodi eeskujudest. Me olemegi täna üha enam sellises rahvusvahelistumas globaalsemas maailmas, eks ole, meil on kõik interneti kaudu kõik kättesaadav on ju, ja me olemegi valinud endale eeskujud, kes on kuskilt mujalt, mitte meie enda ühiskonnast. Ja nad samastuvad selle muuga kuskil mujal rohkem kui sellega, mis on siin. Küsimus on see, et kuidas me noored siia tagasi saame. Ehk päris ellu, eks. Et elu on, sa tahad öelda, et elu on kolinud virtuaalsesse maailma ja noored suhestuvad paremini sellega, mis neile pakutakse virtuaalselt. No lihtsalt selle kaudu nad leiavad endale eeskujud kuskilt mujalt, kes mitte oma vanemad, mitte meie ühiskond. Ja mis puudutab veel seda, et konkurents on see üks põhjus, siis teine põhjus on ka see, et kuidas luuakse täna suhteid, kuidas valitakse endale partnerit, millisel eesmärgil seda tehakse, on ju. Et kas mõeldakse selle peale täna, kas noored täna mõtlevad selle peale partnerit valides, et see on see inimene, kellega ma soovin peret luua.
või on need mingisugused hedonistlikumad, sellised lühinägelikumad soovid, ihad, mis iganes need on, millest juhindutakse. Et kuidas me suudaksime muuta seda, et me juba oma partnerit valides me suudaksime tegelikult need otsused teha, need, mille alusel me partnerit valime. Ja selle tulemuseks on see väga palju lõhkiseid perekondasid ja kõike muud sellist, mis algab juba sellest, et kuidas me oma partneri valime. Ülo, kui sa veel mõtled, mul tuli veel üks mõte. Ma tahtsin teile tuua näite. Me praegu, eks ole, väga mitme parlamendi erakonnaga olime ühel nõul, et me tõstame suurpere toetusi. Eks ole, et kui sul on palju rohkem lapsi, sul on ka palju suuremad väljaminekud. Et meil on kõigil kahju, kui on üksikemadel on raske. Ma olen ise olnud üksikema, mul on olnud raske, aga ma olin tubli, ma ei nurisenud, ma arvasin, kui ma teenin keskmisest enam, ma ei olnud puuduse kannataja ja mul oli tore kogudus, kes mind aitas. Aga need pered, kus siis tõesti kasvavadki 3 ja enam last, ehk nad tegelikult ju ka need vanemad oma vabast ajast panustavad rohkem ühiskonna jätkusuutlikkusse, mitte ainult oma aega, eks ole, oma hoolt ja armastust, aga igasuguseid materiaalseid ressursse. Ja tihtipeale see 3. laps jääbki materiaalsetel põhjustel sündimata. Mis siis juhtus, kui parlamendi erakonnad tahtsid seda võtta? Väga funktsioneerivad ja tugeval positsioonil ühiskondlikud hääled heitsid naisterahvastele ette või nendele parlamendi erakondadele, kes seda eest vedasid, et te tahate Talibani, ma ei tea, võib-olla saalis keegi mäletab täpselt seda tsitaati, et tahate naised sünnitama panna, koju keldrisse kinni panna ja nii edasi ja nii edasi. Aga tegelikult, mida ütleb ka üks uuring, uuritud on naiste soove ja tahtmisi, et miks on üldse naine tahab lapsi saada? Ta soovib esimene, mida ta ütleb selle kohta, ma tahan kellegi eest hoolitseda. Tal ongi see bioloogiline hoolitsemisvajadus. Ta ongi selleks loodud, et lapsi saada, hoolitseda perest, hoolitseda, armastada, kaasa tunda, jätkata, eks ole, põlvkonna järel. Et need uuringud näitavad midagi muud, mis on siis see reaalsus. Reaalsus on see, eks ole, et popp ja noortepärane on, nagu sa ütlesid, hedonistlikult lustida ja vastutuse võtmine või see, seda nagu, aga ma ikkagi väidan teile, et noored ei ole nii hukas midagi, et ma usun, et see eeskuju, vanemate eeskuju nagu realiseerub mingi aja pärast, aga mitte samas vanuses nagu siin eelnevatel põlvkondadel. Et ma siiski olen lootusrikas, kui me suudame Alari rõhuda õigetele väärtustele ja voorustele ja süsteemile, selle süsteemile. No ma ütleks, et on ju olemas ka selline supp, kuidas selle Jaapani supi nimi oli, et tal on ju igas ääres mingisugune erinev komponent, ei ole läbisegi. Ülo, soovite veel viimase mõtte öelda? Ega ma väga ei soovi, aga ma arvan, et me päris mitmele olulisele asjaolule pisut viitasime, aga seda kõike, mida oleks vaja selles kontekstis hoolikalt käsitleda, oleks vähemalt 3-4 päeva jagu. Aga nii palju aega mitte kunagi kellelgi ei ole, kõigil on kogu aeg kiire ja ühtegi asja päris põhjalikult ja korralikult me käsitleda ei saa. Pole aega ja uuringuid ka pole. Ja tuleme mõne aja pärast kokku ja nurisime, et näed, sa midagi väga palju paremaks läinud ei ole, rääkisime küll, aga kõik ei nii nagu on. Kas te lubate, et ma juhin tähelepanu ühele minu arvates täiesti põhja paneva tähtsusega asjale või asjaolule, millest nii palju ebameeldivusi, et ei oska kirjeldadagi. Need 3 sõna oleks side, edasiside ja tagasiside. Puhta sassis. Kes märkmeid teeb, tehke omale mingisugune selline rist, eks ole, või niimoodi palju. Ühesõnaga, proovige vaadata korraks järele, kes peaksid olema meie kohta, no iga ühe kohta, eks ole, või meie organisatsiooni kohta, ükskõik mille kohta siis, küllalt hästi informeeritud. Vaadake, kes peaksid olema informeeritud. Ja teiseks,
kelle kohta peaksime olema meie informeeritud. Teadma, mida nad mõtlevad, mida nad taotlevad, mida nad loodavad, mida nad austavad, arvestavad, armastavad ja nii edasi. Muidugi on raskem saavutada, et teised oleksid meie kohta informeeritud. Teiste kohta meil informeeritud olla ei ole ka kerge, aga tunduvalt lihtsam. Aga informeeritud olek on edasi tegutsemise ja eduka tegutsemise ja edasi jõudmise tähtis eeldus. Side ei ole see, et kuulad kuskilt raadiot. Esimene asi. Teine, kui me midagi teeme, siis me ju tahaksime midagi saavutada. Ja see tulemus peab sobima sisendiks järgmistesse tegevustesse, järgmistesse protsessidesse ja selle järgmiste tulemus omakorda sobima mujale edasi. Kui laps lõpetab kooli, siis ta peab sobima mitte ainult edasi õppima järgmises õppeastmes, vaid põhikooli lõpetaja peab sobima ka töötama, peab sobima elama ühiskonnas, peab sobima rajama oma kodu ja perekonna põhimõtteliselt. Nad on juba täisealised isikud peaaegu. Gümnaasiumi lõpetaja seda enam, aga nad peavad suutma ka kaitsta mitte ainult kodu ja kodumaad, kui vaja relv käes. Nad peavad kaitsma ka loodust, vabadust, iseseisvust, au ja väärikust ja kõik edasi. Kaitsealane ettevalmistus peab olema. Ja nüüd nendes protsessides nad peavad midagi saavutama, mitte lihtsalt jalga kõlgutama. Ja niisiis, kogu tegevus peaks olema edasi sidestatud. Mida kaugemale, seda parem. Ja kui ta on edasi sidestatud, sel juhul on vaja ju vaadata, kuidas tegelikult läks. Kui tuli välja see, mida me lootsime, siis võib ju jätkata, suurendada, laiendada, kiirendada. Kui tuli välja hoopis midagi muud, siis peab kas otsekohe lõpetama või siis selgitama, miks ei tulnud välja see, mida me lootsime, milles asi ja muutma tegevust. Me peame kogu aeg korrigeerima tegevust. Sel juhul on protsess tagasi sidestatud. Tagasisidet ei saa keegi kellelgi anda, tagasisidet ei saa võtta, tagasiside kohta ei saa öelda, et meil on hea tagasiside. Mis jutt see on üldse? Tagasiside on protsessi karakteristik. Nii nagu edasisidestus on samuti protsessi karakteristik. Kui protsessid on edasi sidestamata, siis neid ei saa tagasi sidestada. Ja nüüd ma ütlen paha asja. Eesti on tänase hetkeni edasi ja tagasi sidestamata. Nii me tulevikku ei saa rahuldavat. See on katse-eksituse meetodil on võimalik kuidagimoodi koperdada, aga mitte kiiresti liikuda. Seda ma tahtsin korgiks peale ütelda veel. Tänan tähelepanu eest.